Olgu president Trump, sul on maailma parim sõjavägi. Vaatame, kas suudad paremini hakkama saada. Ma arvan, et Iisrael on teinud suurepärast tööd ja väga täpset tööd. Tead, kui kui Hezbollah tulistab meie tsiviilisikuid ja sõdureid, siis me läheme nende juhtkonna kallale. Me ei lase tervet hoonet kokku variseda. Me viime ühe oma mürsu nende korterisse või keldrisse või kuhu iganes see juhtub olema, Tahhias või mõnes teises Lõuna-Liibanoni piirkonnas ja me võtame nad maha. Seda me tegime Iraanis. President uhkustas õigustatult selle üle, et Iraani kõrgem juhtkond kõrvaldati Iraani sõja esimestel nädalatel. Kes seda tegi? See oli Iisrael, okei? Me ei pea tekitama täielikku hävingut, et oma sihtmärke tabada. Nii et ma arvan, et president teeb seda, mida ta teeb. See on tema stiil. Okei. Ta esitab väite, millel on tegelik alus, aga ta liialdab. Ja ta teeb seda kindlal eesmärgil, aga okei, nii see praegu on. Mark, sa oled olnud üks Trumpi tugevamaid kaitsjaid siin Iisraelis koos vabariiklastega, kes jälgivad Iisraeli. Aga kas viimase nädala sündmused on põigutanud sinu usaldust presidendi suhtes selles, kuidas ta tegeleb Iisraeli ja Lähis-Ida julgeoleku huvidega? Ei, ausalt öeldes mitte. Ma arvan, et üks asi, mis kogu selle juures on juhtunud, on see, et meil Iisraelis on muidugi palju kaalun ja meie riigi eksistents on kaalun, kui räägime tuumaohtudest, ballistilistest rakettidest ja proksi rümmitustest. Nii et meil on väga konkreetne vaade, mida mina ameeriklasest iisraellasena jagan. Aga teiselt poolt Ameerika Ühendriikide president valiti selleks, et kaitsta Ameerika Ühendriikide huve. Ja Ameerika Ühendriikide huvid ei piirdu ainult Lähis-Ida ja Iraaniga. See on väga suur maailm. Palju toimub Hiinas, Kuubal, Läänepoolkeral ja ennekõike majanduses. Ja see, Nicole, ongi minu arvates kogu selle vastastikuse mõistmise memorandumi mõte. See on ainult memorandum, see ei ole siduv dokument, see ei ole rahuleping. See on lihtsalt omamoodi venitamise raamistik. Ja see, mille pärast president muretseb ja õigustatult, on vahevalimised novembris. Ja need valimised määravad, kes hakkab kontrollima kongressi, eriti esindajate koda. Tavaliselt, nagu teie vaatajad teavad, teate isegi, vahevalimiste aastal kaotab võimul olev partei, antud juhul vabariiklased, need kohad esindajate kojas. Meil on sisuliselt 2 kohaga enamus, kui arvestada vabu kohti. Ja see on väga lihtne kaotada ja kui see kaotatakse, siis siin ongi probleem. See ei puuduta ainult parteipoliitikat. See puudutab seda, kes tuleks võimule esindajate kojas novembris, kui me selle enamuse kaotame. See on demokraatlik partei, erakond, mis on täiesti rööbastelt maha läinud. Kõik Iisraelis näevad seda, New Yorgis, Seattle'is, Los Angeleses, Chicagos, ükskõik kus ega poleks. See on erakond, millel puudub selge poliitiline programm nii sise- kui välispoliitikas. Aga see, mis neil on ja millest nad on täiesti ühtsed, on Donald Trumpi ründamine. Ja kui nad saaksid Valge Maja, esindajate koja, alustaksid nad kohe tagandamisprotsessi. Nad alustaksid uurimiskomisjoni ärakuulamisi, et tema administratsiooni viimase 2 aasta jooksul segadust külvata. See oleks katastroof, see on katastroof ja seda ta üritabki vältida. Ja ma arvan, et parim viis, ning ta teab, et parim viis seda vältida, sest Ameerika maksumaksja ei ole tegelikult huvitatud välissõdadest. Neid huvitab nende rahakott ja pere igapäevane toimetulek. See on see, mida ta üritab teha. See kokkulepe või see vastastikuse mõistmise memorandum, see ei ole kokkulepe, see memorandum, kui see allkirjastatakse. Muide, president vihjas, kui te seda hoolikalt kuulasite, et võib-olla on võimalus, et seda ei allkirjastata. Nii et igal juhul see on see, mida ta üritab teha. Vähendada nafta hinda, vähendada inflatsiooni, vähendada toidu hinda. See on takerdunud Pärsia lahest ja mujalt tuleva väetise kõrgete hindade tõttu. Ja pakkuda Ameerika maksumaksjale tugevat aktsiaturgu, tugevaid kapitaliturge üle maailma ning õitsevat majandust. Kui ta suudab seda teha, on tal võimalus sellel novembrikuul valimised võita ja riigi ühtsus säilitada.